Tere ennelõunat kõigile. Eesti Erametsaliit taas eetris Facebookis metsajuttu puhumas nendel teemadel, mis meie liikmeid kõnetada. On selline üsnagi ebaselge, keeruline aga meie tegemisi tulevikus kindlasti mõjutav teema, et räägime Euroopa Liidu kliimapoliitikast ja vestluspartneriks on Meelis Seedre, Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja. 3 sõna sissejuhatuseks veel nii palju, et selles Euroopa Liidu kliimapaketist Fit for 55, mis siis näeb ette seda, et aastaks 2030 võiks kasvuhoonegaaside või tegelikult peab kasvuhoonegaaside emissioon vähenema 55% võrra võrreldes 90. aastaga. Ja me tegelikult sellest paketist räägime ühel kitsal lõigul. Selline tähekombinatsioon nagu LULUCF on viimastel päevadel ja tegelikult ka pikema aja jooksul metsandussektori uudisvoos üsna olulisel kohal olnud ja kuna Euroopa Liidu Keskkonnanõukogus lepiti siin mõni päev tagasi teatud asjad, mis teemad puudutavad, siis me räägimegi just LULUCF-i võimalikust mõjust meie metsasektorile. Aga nüüd enne veel, kui selle päris vestlemise juurde läheme, siis tehnilise poole pealt selline info, et küsimuste esitamine peaks olema ka võimalik meie Facebooki lehel. Ma neid küll otse ei näe, aga meil üks hea abiline on lubanud need minuni toimetada, ehk kui meil aeg lubab, siis saame küsimusi ka võtta. Aga nüüd võiksimegi Meelise juurde minna. Me oleme täna erinevates kohtades, kui me tavaliselt oleme Facebooki laivi teinud niimoodi metsast sellise 2 inimese vahelise vestlusena, siis seekord me peame hakkama saama arvuti taga sest oleme füüsiliselt mõnevõrra kaugel teineteisest, aga Meelis Seedre, tere! Tere Jaanus, tere head vaatajad ja metsahuvilised ja metsasõbrad! Teema juurde läheme, et täna on tegelikult tähtis päev. Sul on sünnipäev täna. Suurim rõõm soovida sulle palju õnne sünnipäevaks. Aitäh. Tõesti, mul on sünnipäev ja sünnipäev on ikka tore päev. Just. Okei. Aga no näed, hoolimata sünnipäevast töökohustustest prii sa ei ole ja ma arvan, et paneme selle meie vestluse käima, et ma siin sissejuhatuses mainisin ära selle täheühendi LULUCF, et kas sa spetsialistina saaksid kõigepealt lihtsates sõnades meie metsaomanikele rääkida, mis asi see selline üldse on? Jaa, saan küll ja kui sa ütled, et sellel tähtsal päeval töökohustustega tegeleda, siis kui sa armastad metsa ja metsandust, kas siis üldse sellega tegelemine töö saabki olla? Jah, aga LULUCF, et paljud on kuulnud, paljud teavad ka väga hästi, mis see tähendab, aga selle sõnaühendi taga on jah selline sektor, mis metsanduses või kuhu ka metsandus kuulub ja kus metsandus ülioluline on, aga suure pildi mõistmiseks võib-olla sissejuhatuseks ma ütlen niimoodi, et miks me kõige sellega üldse tegeleme, et kui hakati maailmas tajuma, et kliima on muutumas ja uurima, et mis seda mõjutab, siis tänaseks on väga selge, et selleks on kasvuhoonegaasid ja eriti siis süsinik ja siis mõeldi, et mida teha nüüd, et nende kogust atmosfääris vähendada ja siis leiti, et kõigepealt tuleb nagu vaadata, et kust ta tuleb ja kuhu ta läheb ja siis selleks ongi tehtud selline süsteem, siis, mis vaatab, et kui palju erinevad riigid ja maad süsinikku heidavad ja seovad ja seal on loomulikult energeetika ja tööstustootmine ja produktid ja põllumajandus ja siis seal on ka LULUCF ja siis LULUCF on tuleb ingliskeelsest väljendist land use change and forestry ehk siis maakasutuse muutus ja metsandus. Aga miks seda ei ole eestikeelse lühendiga tehtud, on see põhjus, et tuleks, kui lihtsalt panna algustähed, oleks MMMM
ei kõla väga hästi, LULUCF on kuidagi keelepärasem, aga me oleme hiljuti ka välja tulnud väga suupärase eestikeelse vastega, milleks siis on maka-maka-mumm ehk siis kes soovib eestikeelsemat lähenemist, siis maka-maka-mumm ja siis see sektor on metsamaa, põllumaa, rohumaa, märgalad, asulad, muumaa ja ka puittooted ja siis nende süsinikuringet vaatab täpsemalt. Ja eesmärgiks siis selle sektori kaudu süsinikuheidet vähendada? Euroopa Liidu Fit 55 ja kes meist ei tahaks olla 55-selt vormis, ka ise selle poole püüdlen, et see eesmärk, mis on seatud Eestile, on siis siduda 2030 aastal 2,5 miljonit tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti, siis jah, on selline eesmärk meile paika pandud ja siis sinna teele oleme. Nüüd sa läksidki sinna selle nii-öelda pointi juurde kohe ära, et see LULUCF-i reeglistik toob meile kaasa kohustuse CO2 sidumise osas ja seda kohustust on ju hinnatud, et kas just kaelamurdev, aga igal juhul välja kutsuv. Et ma meenutan Meelis su enda sõnu ühelt mõne kuu taguselt esinemiselt, kus sa ütlesid, et vaatasid seda 2,5 miljoni tonni numbrit ja ütlesid, et kuidas siis küll meie metsad nii palju suudaksid siduda, et kas me peame metsadele teise korruse peale ehitama või. Aga mida me siis teha saame, et kui Eestil nüüd selline kohustus saab olema fikseeritud, mis siis meie võimalused metsasektoris on? Mida me tegema peaksime? Ja, no teist korrust ma soovitan nii või naa, hoolimata kõigist aspektidest, aga rippuvad aiad ja kõik mis, aga tõesti, kui siis nüüd aasta aega tagasi tuli Euroopa Komisjon välja selle sidumise eesmärgiga, siis ma ei osanud ka alguses muud teha, kui käsi laiutada ja mõelda, et nagu mismoodi siis nagu nii kaugele me saaksime jõuda ja kust see üldse tuleb. Ja eriti just arvestades meie viimaste aastate sektori olukorda ja tegelikult see on võrdlemisi lihtne. Aluseks võeti 2016, 17, 18 aasta keskmine, milleks Eestis oli 2,1 miljonit ja siis pandi see koos teiste riikide sidumise või siis heitega ühisesse tabelisse, kasutati erinevaid mudelit, et saada kokku 310 miljonit tonni kogu Euroopa peale ja siis vaadati erinevate mudelite vahel, milline kõige parem on ja siis leiti, et üks nendest, mis on väga hea, Eestile 2,1 oleks vaja minna 2,5, et 0,4 lisaks, et ei ole nagu hullu. Aga siis nagu metsainimesed ja erametsaomanikud siin täna teavad, siis see on väga palju sidumine või heide metsades sõltub ikkagi sellest metsade olemist ja sellest, mis on meie ajalugu ja seetõttu 20 aastal olime me esmakordselt siis selles sektoris heites ja nüüd siis sellest heitest minna nagu sellises märkimisväärse sidumiseni on omaette mõtteid tekitav nagu situatsioon, aga mis ma tahan siin, et kõik aru saaks, et kuidas see käib, siis kui ma enne loetlesin, et siin sektoris on need erinevad maad, siis miks me peamiselt metsandusest selles räägime, on see, turbaalad muidugi ka ja turbakaevandamine mõjutab, aga metsandus domineerib selle ja on see kõige muutuvam osa seal. Metsandus on see ainukene, mis ka süsinikku seob, nagu me hästi teame ja puittooted, mis siis metsast tulevad, siis kuidas see metoodika arvestab metsade sidumist on tegelikult väga lihtne ja igale metsainimesele arusaadav ja see on nimelt läbi hektari, läbi metsa tagavara.
Ehk siis, kui metsatagavara tõuseb, see tähendab, et on olnud sidumine, kui langeb, on olnud heide ja eriti täpselt on see seotud keskmise Eesti majandatavate metsade hektari tagavaraga. Ja nüüd me saame metsanduslikku aspekti selle panna ja mõtleme, kuidas me saame keskmist hektari tagavara või Eesti metsa kogu tagavara maksimeerida või mõjutada ja me teame seda, et kui me seda maksimeerime mingi hetkeni, et siis lagi on ees. Ilmselgelt see teine korrus, see nali tuleb siin sisse. Et me saame nagu väga suureks selle ajada, aga siis on nagu kõik. Siis on ainult nagu tee alla. Okei. Nii, aga sellest tagavara jutust kohe nagu edasi minnes, et räägime siis ikkagi sel teemal, et mis need meetmed meil on, et siin on meedia vahendusel on keskkonnakaitseorganisatsioonide poolt kõlanud neid tugevaid arvamusi, et me peaks nüüd raiemahtu hakkama oluliselt allapoole viima. Kas on nii või saame siiski midagi muud teha? Meetmeid on mitmeid ja siin ongi nüüd küsimus ju tegelikult laias laastus selles, et mis on see, mis mõjutab keskmist hektari tagavara või metsade tagavara. Ja me teame, et seda kahtlemata ka raiemaht või siis pigem raiepindala mõjutavad, aga me teame ka väga hästi, et see ei ole ainus asi, mis tagavara mõjutab. Tagavara mõjutavad kliimamuutused, häiringud, üldsegi see, kui vana mets on, mis liigid seal on, kuidas see tagavara kasv tulevikus on kõigest sellest mõjutatav nii puistu tasemel kui kogu metsa tasemel. Ja tegelikult siis, et selles sektoris, kogu sektoris seda sidumist suurendada, siis tõesti on mitmeid võimalusi ja üks asi on näiteks turbasektoris tuleb see heide puhtalt kaevandusmahu pealt. Et siin on arusaadav, mismoodi seda mõjutada saab. Siis metsandussektoris, mida on võimalik teha ja mida ka seesama Maka-Maka-Mumm töö, mis eelmine suvi meie Keskkonnaministeeriumi tellimusel välja tuli, ehk siis LULUCF analüüs, pikaajaline, mille kenasti ka meie kodulehelt leiate ja samamoodi leiate need kliimaraportid meie kodulehelt kõik ülesse ja saate kõige kohta täpsemalt uurida, siis mida metsanduses veel teha saab, on kahtlemata metsastamine. Ja nagu me teame, siis nii-öelda tagasihoidlikul hinnangul on 70-80 000 hektarit maad, millest eriti midagi muud, midagi keegi seal tarka ei tee ja võiks metsastada. Tegelikult seda maad võib olla kuni 150 000 hektarit, et siuke arvestatav osa metsamaad, mis suures osas on erametsaomanike käes ja siin ma kutsun kõiki erametsaomanikke, kui te mingit muud tarka kasutust sellele maale ei leia, kutsun teid üles seda metsastama ja ma saan aru, et see võtab ressurssi ja ma saan aru ka seda, et me täna seda ei saa toetada otseselt, aga metsanduse arengukavas nähakse ette, et tuleb sellele küsimusele peale vaadata ja seda aspekti uurida, kas me saaks kuidagi toetada. Ja mida veel erametsaomanik teha saab, see minu lemmiklause, uuenda ja hoolda. Mida paremini, seda parem. Uuenda ja hoolda. Jätkusuutlik metsamajandus ja lõppkokkuvõttes, mis nagu kõige paremini mõjub metsade süsiniku sidumisele, on see sama, mis mõjub kõige paremini metsade kasvamisele. Ehk siis uuenda hästi ja hoolda hästi ja siin see ongi, mida saavad metsaomanikud teha. Ja kui see mõjutab keskmist hektari tagavara või tagavara, siis sellel on positiivne mõju. Ja, aitäh. Mina olen need raportid üles otsinud teie koduleheküljelt ja lugenud, nagu sa ütlesid. Ja tõesti, see töö, mis on Keskkonnaagentuuri ja Eesti Maaülikooli koostöös tehtud, seal on ühe olulisena meetmena mainitudki siis mitte metsamaade metsastamist ja neid arve on natuke erinevaid, et kui palju neid maid meil tegelikult on, sest ilmselge on see, et keegi väärtuslikku põllumaad ei ole küll kuidagi ju mõistlik metsa alla viima hakata. Aga seal oli selles raportis oli see hinnang, et võiks aga mina paneks nagu südamele või mõtlen niimoodi omalt poolt, et see loodusliku rohumaa metsa alla viimine, maaomanikul on ta kindlasti ju kuluga seotud,
et taimede ostmine, istutamine, edasine hooldamine, tulu, nagu teame, tuleb aastakümnete pärast, kuigi ka nüüd seesama süsiniku valdkond võib anda võimalusi ka varem, et ehk on, kui sa süsiniku seode, siis on ehk võimalus ka vabal turul süsinikukrediiti müüa. Aga noh, see on natuke sihuke tulevikumuusika ikkagi. Aga kas riik, ütleme, kui riik saab aru, et meil on tõsine probleem selle LULUCF-i eesmärgi täitmisega, kas äkki lisaks sellele üleskutsele, Meelis, mis sa tegid, ma olen väga nõus, aga et võiks riigi poolt ikkagi mingi konkreetse abipakett siis olla või mingisugune konkreetne programm tekkida, et me panemegi eesmärgi 75 000 hektarit näiteks metsastame 2030. aastaks ja et sinna jõuda, pakume sellist abi ka maaomanikele. Ja see on kahtlemata teema, see on kahtlemata meil meeltes ja et see tähendab mitte ainult meil meeltes, vaid see on ka metsanduse arengukava eelnõu tänases versioonis sisse kirjutatud just täpselt see, et tulebki vaadata sellele küsimusele peale ja tegelikult ma usun, et siin vaatajad seas on inimesi, kes on vähemal või rohkemal määral ka metsanduse arengukavast kuulnud, aga tõesti selle samuti leiate meie kodulehelt ja sealt samuti leiategi täpselt sellise kirjelduse, et tulebki vaadata peale sellele küsimusele ja vaadata, et kas see oleks mõistlik. No, minu hinnangul see on päris mõistlik ja siis kuidas seda toetust saaks suunata ja niimoodi, et metsaomanikud seda reaalselt tegema hakkaks. Ja minu jaoks on see kindlasti selline oluline aspekt ja saab lähitulevikus olema üks meie metsaosakonna prioriteetidest ja siinkohal muidugi väga palju aitab sellele kaasa see, kui see metsanduse arengukava vastu võetakse, sest siis me saame juba sellega nagu natukene konkreetsemalt tegutseda. Ja selles Keskkonnaagentuuri ja Maaülikooli raportis seal on teisi meetmeid veel mainitud. Oluliseks peetakse ka seda, et me näiteks paberipuud ümarpuiduna sellises mahus ei ekspordiks, vaid väärindaks rohkem koha peal. See on räägime ikkagi mahus circa 2 miljonit tihumeetrit aastas, mis ekspordina välja ümarpuuna läheb just paberipuu sortimendi osas, et väärindame koha peal tselluloosi tootmine näiteks. Ma ei tea, kuidas riik sellistele ettevõtmistele saab kaasa aidata? Ja, no ma nüüd mõtlen siin just vaatajate, et kui palju seal on erametsaomanikke ja kes seal kõik on, siis tõesti jah, väärindamine nagu üleüldiselt on väga oluline teema, sest mida rohkem kestvustooteid ja ka muid tooteid puidust teeme, seda parem kliimale, sest ega lausa imelik siin üle öelda, aga puit on taastuv ressurss ja saab asendada teisi mittetaastuvaid, kuigi on ka huvitavaid, ma ütleks filosoofe, kes leiavad, et ka puit ei ole taastuv ressurss, aga jäägu see vestlus teiseks korraks. Et siis tõesti täna ju, mida me teame Eestis on see, et saetööstuses oleme me ikkagi maailma tasemel ja siin nagu mingit nii-öelda, ma ei tea, mitte tiigrihüpet, vaid saehüpet nagu eriti teha ei ole, et nagu veel vähem saepuru nagu jääks tööstuses või see on meil tipptasemel ja meie üks suur nagu üleüldine majanduse probleem ikkagi on see, et me ekspordime puitu kui sellist töötlemata materjali, mis on kõige nagu madalam aste ja see ei ole nagu kellelegi kasulik, mistõttu tõesti oleks tarvis leida lahendus, et seda teha, väärindada siin kohapeal ja kuna me teame, et just see paberipuit, siis see tselluloositehas oleks kahtlemata meie majandusele, meie metsandusele kasulik, aga loomulikult siin on ju arusaadav ressursi kättesaadavuse küsimus ja kõige sellega tuleb arvestada, aga metsaomanikud, mida tegelikult veel saavad teha, on hõredate puistute ennakraie. Näiteks kui on sellised metsad, mis nii-öelda ei ole nagu päris enam midagi, siis nende ennakraie on täiesti arvestatav tegevus ja
tänapäeval sellest nii palju ei räägita, omal ajal või siin ja sealpool väetatakse ka täna metsi, mis tegelikult ju aitab ja mõnedes riikides on täiesti normaalne, reaalne praktika. See ei ole üldse, eks ju, teemaks isegi Eestis. Siis ütleme, ega meil mingeid imevigureid, et metsa kasvu parandada ei ole. Metsamehed ikkagi teavad, kuidas metsa kasvu maksimeerida või et see oleks võimalikult hea ja seda ka üldjuhul tehakse, aga just erametsades loomulikult, kui on nagu, ütleme, harvendusraie ikka kipub kalliks minema, siis siin on see koht, et tegelikult me tahaks ju kvaliteeti parandada, aga samas, kui seda raha ei ole, siis nagu ei ole ka, et ega reaalsus on reaalsus. Okei. Vahele infoks, et meil on mitu küsimust ka tulnud, aga võib-olla jõuame nende poole natukene hiljem, et läheks veel natuke nende LULUCF-i reeglite selgitamise peale, et siin, mis on nagu meediast ka läbi käinud, just riigi esindajad ütlesid, kui need läbirääkimised lõppesid ja otsused lukku pandi, et eesmärk on raskelt saavutatav, aga meil on olemas kompensatsiooni ja paindlikkusmehhanisme, mis meid võiks aidata ehk meile mingisuguseid järeleandmisi teeb. Saaksid sa, Meelis, natuke neist rääkida, et milliseid nii-öelda kompensatsiooni või paindlikkusmehhanisme siis me kasutada saaksime? Ja, kõigepealt ma muidugi ütleks ära, et päris lõpuni see protsess veel jõudnud ei ole. Need läbirääkimised nüüd jätkuvad. Loomulikult palju asju on üsna selgelt ära otsustatud, aga kõike kindlasti mitte. Ja selle päris lõpliku lukkulöömiseni võib minna pool aastat, võib minna vähem, võib minna rohkem, nii et palju tööd on veel ees ja kahtlemata nüüd, kui üleeile öösel, eks ju, siis nõukogu otsus vastu võtta nende poolt see pakett ühise tervikuna tuli, siis ei ole olnud väga palju aega, et need kõik detailid seal üle käia, aga mida me teame täna on see, et eesmärk jäi kõigil samaks, nendest üldse isegi ei räägitud ja see, mis nagu muutus läbirääkimiste käigus, näiteks üks asi on see, et kuidas see arvestamine käib, on see, et kuni 2025. aastani on asjad paigas, läheme edasi nii nagu varasemalt ja nüüd siis 26–30 tuleb nii-öelda uus arvutussüsteem ja selle aluseks saab olema 21-23 aasta keskmine sidumine või heide, olenevalt riigist ja olukorrast ja siis sellest tõmmatakse joon Eesti puhul siis 2,5 sidumiseni ja siis, mida meie peame tegema, on see ala, mis jääb 2026. aastast selle nulli või selle algtaseme ja 2,5 mineku jooneni ehk siis nagu see kolmnurga osa. Ma ei tea, mis kuuldut ma näitan, ma üritan kolmnurka näidata, aga see kolmnurga osa, siis see kogu süsiniku hulk, mis seal sees on, see tuleb meil saavutada ja nüüd selle perioodi jooksul kokku, mitte iga aastal järjest rohkem, vaid kokku, et kui nüüd see välja arvutada, mul teagi praegu öelda, mis see täpselt seal tuleb, et eks ta sõltub ka, mis meil täna situatsioon on, aga sinna võib-olla 10 ringi äkki, et siis see tuleb meil saavutada kokku keskmiselt. Ja nüüd varasemalt oli see aasta-aastalt tuli täita eesmärke ja olid ka karistused, kui aastast eesmärki ei täida. Ja siis teine paindlikkus, mida ka varem mainisin või paindlikkused on need asjad, mis juhtuvad metsadest sõltumata inimestest ehk siis häiringud ja kliimamuutustest tulenevad mõjud. Aga loomulikult see on ka natuke filosoofiline küll, aga kliimamuutused on ikkagi pigem täna inimese poolt täiesti selgelt väga palju mõjutatavad, et see tegelikult on ka inimtekkeline, aga siis selles süsteemis on siis öeldud nii, et kui see ei ole, ütleme, metsa majandamisest või metsapoliitikast otseselt mõjutatav, siis seda heidet arvesse ei võeta, seda tuleb väga detailselt ära tõestada ja siin me Eestis räägime siis
peamiselt täna, noh, ütleme putukakahjustus, eks meil on ka tuulemurdu, tuld väga palju ei ole. Ja räägime veel ka siis, noh, kui me mõtleme, mis see kliimamuutuste aspekt on, siis tegelikult, kui noh, näiteks põud mõjutab oluliselt metsa kasvu, siis noh, see võiks olla reaalselt see, millega saab arvestada, aga eks me saame ilmselt siin, kes metsandusest rohkem mõelnud on, siis et päris keeruline neid asju nagu tõestada detailselt ja noh, mitte tõestada, vaid nagu andmetega näidustada, et palju see täpselt see putuka mõju seal siis oli, aga kõik see on nüüd võimalik. Ja kõike seda ka täpsustame ja noh, kõik ei ole lõplikult selge ega ka otsustatud. Okei. On meil ka olemas, mis on enne juba vist välja kaubeldud. Ja just on olemas kvooti ja see on ka üks, mis noh, vajadusel on meil kasutada, aga üks asi, mis ma saan aru ja ma mõtlen, minu jaoks on ka see selles mõttes natuke uus, et enne kui see lukku pandi, ma nagu liiga detaili ei läinud ja nüüd, kui see lukus on, siis noh, praktiliselt ju eilne päev on olnud aega vaadata siia sisse ja see on noh, kui keegi selle sealt Euroopa Komisjoni lehekülje pealt selle LULUCF-i regulatsiooni lahti võtab, siis noh, siis te näete, mis tasemel keerukusega siin tegemist on, et see on ikkagi 4. taseme nagu asi, et siis otsustati, kui noh, meie ka palusime, et saaks nagu kogu selle 10 jooksul vastavalt vajadusele seda kvooti kasutada, siis nüüd öeldi niimoodi, et kuni 25 on üks ja järgmisel teine ja kui jääb üle, siis seda üle kanda ei saa. Et see jääb nagu eraldi. Ja kõik see tuleb sellest, et noh, eks, et noh, kliimamuutustega on vaja võidelda, et probleem on tõsine, aga noh, suur pilt on ju selles, et noh, tänaseks me näeme, et me ei ole ei maailma kui Euroopana suutnud nagu hoogu maha võtta. Tegelikult ei ole ju metsandus lahendus. Lahendus on heite vähendamine igal pool ja see on osutunud äärmiselt keeruliseks ja tegelikult üks viimane töö, mida ma nägin selles Nature ajakirjas vist leidis, et 60% sellest IPCC kliimaraporti autoritest leiab, et noh, seda 2 kraadi alla selle nagu saavutamine kliimamuutustega võitlemisel ei ole täna absoluutselt nagu realistlik tegelikult, et noh, see rong läheb edasi ja noh, metsandus siin lahendust ei paku. Euroopa heide maailma tasemel on alla 10%. Et kui meie teeme kõik, mis me suudame, siis noh, see ei lahenda probleemi ära. Me saame näidata eeskuju, saame näidata suunda, aga meie seda suunda muuta ei saa ja noh, ütleme, Eesti metsaomanik minu meelest ikkagi jätkates klassikalist jätkusuutlikku metsamajandamist on see, kus ta saab nagu panustada ja noh, nende paindlikkuste, kõige selle reaalsusega ma ütlen, et meie töötame iga päev, et seda järjest täpsemini mõista ja noh, õnneks on ka ikkagi kõige selleni aega ja noh, järjest iga päevaga need detailid täpsustuvad ja võib-olla ka veel muutuvad siin läbirääkimiste käigus. Okei, ja sa ütlesid, et jah, teema on keeruline ja vajab ka riigiametniku poolt veel põhjalikumat süvenemist, aga siiski, et kuidas sulle praegu näib, et kui me rakendame neid kompensatsioonimehhanisme ja paindlikkusmeetmeid ja siis me teeme hõredate puistute ennakraiega hakkame tegelema ja siis tselluloositehase sööti jäänud kunagised põllumaad ka metsastame ära, et kas siis võiks tähendada, et me seda mõistlikku metsamajandamist või ma ütlen otse välja, et me nagu raiemahu kallale kuidagi kunstlikult minema ei pea, et me saame hakkama selle LULUCF-i teemaga. Ja no ma siinkohal siis tuletan meelde, et tegelikult noh, see raiemaht ei ole nagu selline nagu hoob, eks ju, mis ma ei tea,
ministri käes on, mida mina nagu toetada saan või kus iganes, et või Riigikogu käes, et ühel pool on nagu süsiniku sidumine, siin on raiemaht ja liigutad seda, et siis läheb see paika, et see on natukene keerulisem, et arvutusmetoodikas ja tulevikku vaatavates töödes me peame seda kuidagi lihtsustama ja selles samas LULUCF-i töös, mille meie tellisime, siis seal on võetud, kuidagi ju peab selle peale nagu arvutustes vaatama ja seal on lineaarne suhe raiemahu ja sidumise vahel. Aga kui me nüüd vaatame ja igaüks saab seda teha, võtta heite ja sidumise andmed ja võtta raiemahu andmed ja võtta tagavara andmed ja neid omavahel XY teljel võrrelda, siis me tegelikult näeme, et seal praktiliselt ei ole nagu otseselt mingisugust seost. Nagu raiemahul iga-aastaselt ja me kasutame 3 aasta keskmist nagu tavaliselt, siis sellel ei ole otsest seost selle sidumisega. Et me ei saa nagu, ei ole põhjust eeldada, et see on nagu väga lihtne. Võtame alla, kohe on kõik korras. Loomulikult see mõjutab, aga üks asi kindlasti, mis siin on, et see mõjub viitega ja nagu ma enne ütlesin, et see on kõik see, mis mõjutab keskmist hektari tagavara või Eesti metsade tagavara ja tegelikult kuna need kõik asjad aega võtavad, mida siin mainitud täna on, siis tõesti tegutsema oleks vaja hakata täna, aga kuna need otsused on poliitilisel tasemel pigem ja päris tõsised ja ka ressurssi nõudvad, siis tõesti on hädasti meil vaja metsanduse arengukava vastu võtta ja on vaja, et inimesed mõistaks nende teemade ja tegevuste olulisust ja et me saaksime need käima, sest üks asi, mida ma kindlasti tahan üle rõhutada, et metsaosakonna ja Keskkonnaministeeriumi nagu soov on igal juhul teha kõike, et vähendada Eestis süsinikuheidet ja suurendada sidumist, aga ütleme, meil on ka oma piirid, mis me teha saame nii inimesena oma heite vähendamisel kui riigina, aga kõike seda, mis me saame teha, me tahame teha, samuti ka metsanduses ja nüüd tegelikult siin selle küsimuse lõppaspektina tuletan meelde sellesama, et kui näiteks me vähendame ja me jätame välja, kui meil tuleb üks suur torm, mis võtab 10 000 maha, siis see lööb selle kogu pildi nagu laiali. Kui meil tuleb majanduslangus, kogu selle pildi laiali, et niisuguseid ettearvamatuid asju võib juhtuda ja siis on kõik reaalsust Eesti. Sõda on seda kõike juba muutnud ja muudab veelgi. Aga nüüd kujutame ette, kui me lähtume sellest, et okei, et poliitilisel tasemel otsustatakse, et raiemaht on kõige mõistlikum regulatsiooni nagu viis, siis on see sama aspekt, et me saame, kui vähendada raiet, siis mingi hetkeni see tagavara tõuseb ja siis jääb pidama. Ja siis, mida kõrgemale ta läheb, ja pidama jääb, siis seda keerulisemaks see allatulek või ütleme, sealt tõusmine läheb ja põhimõtteliselt, kui me oleme nagu väga maksimumini läinud oma tagavaraga, siis seal me jääme paika ja seal me saame ainult niimoodi natukene nagu balansseerida või kiikuda seal selle nulli ümber, et natuke väheneb, natukene suureneb, aga mingit võimalust enam eriti palju üles minna ei ole, välja arvatud, kui tohutult vähendada jälle tagavara ja siis hakkab ta jälle kasvama. Ehk siis see on see paratamatus ja seetõttu ütlen ka mina igal pool rõhutan, et asendusefekt on oluline, millega arvestada ja lõppkokkuvõttes näitavad ju teadustööd väga selgelt seda, et metsad, boreaalsed metsad, näiteks Venemaal, mida pole majandatud, näiteks Alaskal, mida pole majandatud, ei ole viimasel ajal, ei ole süsinikku keskmiselt sidunud, aga majandatud metsad Skandinaavias on süsinikku sidunud rohkem elusasse biomassi ja samamoodi puittoodetesse. Nii et kliimamuutuste mõttes on ikkagi metsa majandamine väga mõistlik, eriti arvestades seda suurepärast ja meile kõigile väga hingelähedast materjali, mis me metsast saame. Nii et aga siin see dilemma on kindlasti nagu sihuke kummaline ja isegi naljakas, et põhimõtteliselt kui öeldakse, et kõik peavad pingutama, siis metsanduses nagu see pingutamine tähendaks vähem tegemist.
noh, kui me Okei. mõtleme raiemahu peale, siis see on nagu jah, ma ei tea, Okei, ma mismoodi arvan, vähem et tegemine on pingutamine. diskussiooni kohal võib siia siukse vahejoone tegelikult täitsa tõmmata. See head näited, mis sa tõid, Alaska, Venemaa metsad ja Skandinaavia maade metsad, et tegelikult majandatud metsad on, või metsa majandamine tegelikult see tee, kuidas sidumist suurendada. Aga kuule, meil on tegelikult läinud aeg väga kiiresti ja me tavaliselt neid oma Facebooki laivi jutustusi isegi, pole tavaliselt nii palju aega nende peale andnud, aga teema on ühelt poolt kompleksne, teiselt poolt ka huvitav. Me võtaks ikkagi neid küsimusi ka, sest siin on päris mitu kirjutajat olnud vahepeal. Esimene küsimus, siit küll vissu jutust juba vastus tuli, aga käime korra igaks juhuks ikkagi uuesti läbi, et kui Eesti LULUCF peab siduma aastal 2030 2,5 miljonit tonni, siis kui palju ta peab siduma aastatel 23, 24, 25 ja nii edasi? Sa vist... Ja no ühesõnaga ongi niimoodi, et tegelikult seal on ja kellel huvi, siis küsigi, et seal selles samas määruses on see joonis ees, et aluseks võetakse 21-23 keskmine, sealt tõmmatakse joon 30-ndani -2,5-ni ja siis see kolmnurk on siis see, mis me peame siduma, aga nagu ma ütlesin, siis see lineaarne trajektoor, et see natuke mulle jääb veel segaseks, et mina saan niimoodi aru, et meil on vaja saada 2,5 sidumiseni, aga see peab olema nagu keskmiselt see nii-öelda see delta, siis see kogu summa süsinikku, miks peaks olema meie LULUCF-is seotud, on see, mis me peame saama selle 4 aasta peale või 5 aasta peale siis nagu kokku. Aga see natuke jääb mulle segaseks ka veel endalegi, et siin tuleb saavutada eesmärk, aga siis on ka see nagu see kogus süsinikku, mis selle vahemiku jooksul kokku võiks olla seotud. Okay. Kuidas on võimalik panna paika ühised tingimused Kärdlast Maltani? Siin on arvestus circa 30 aasta peale, metsamees teeb arvestusi vähemalt 100 aasta peale. Ja, no eks siin ongi see keerukus ja siin tulebki üles see subsidiaarsuse printsiip osaliselt. Täna me teame, et tegelikult metsandus on ju liikmesriikide enda pädevuses ja Euroopa Komisjon ei tee riikide metsandust, siis me tegelikult ju nüüd näeme, et läbi selle LULUCF ja FIT regulatsioonide ta jõuab ilusti ja väga otseselt ka meie metsandusse ja tegelikult võib ka seda nii-öelda hakata nagu tegema. Siis püütakse Brüsselis, püütakse väga nagu mastaapselt niimoodi, et leida sellised lahendused, mis kõigile sobivad, aga kahtlemata Euroopa on väga mitmekesine oma metsade poolt, oma kultuuri ja ajaloo ja kõige poolt ja ega see ei olegi lihtne ja lõppkokkuvõttes reaalsus ongi see, et mõned asjad on niimoodi, näiteks meie poolt ka, Eesti poolt vaadatuna, mis Eestile on super nagu meeldivad, aga mõnele teisele riigile mitte üldse ja ka vastupidi. Ja tegelikult mina kutsusin seda LULUCF-i eesmärki mõnes mõttes ka nagu loteriiks, et seal ikkagi nagu ta läks laiali niimoodi, et ta üldjuhul nagu enamus, nagu me nägime ka sellelt hääletuselt, et enamusele nagu klapib, aga mõnedel riikidel läks see ikkagi nagu nii-öelda päris käest ära sellest reaalsusest ja see on nagu see paratamatus, mis siin juhtub ja tõesti mul oleks olnud nagu, minu elu oleks niivõrd palju lihtsam, kui me selles loteriis oleks selle järgmise pileti saanud, aga ei tulnud seekord. Okay. Mõni teine kord. Ja meil on Erametsaliidu poolt ka sama tunnetus olnud, et see põhimõte, et metsapoliitika peab olema liikmesriikide endi pädevus, et see põhimõte hakkab reeglistikega tegelikult siit või sealt mõjutatakse metsasektori arenguid ja need mõjutamised ei ole teps mitte sellised väikesed. Aga okei. Võtaks veel, vaatame, siin on veel kirjutatud, siin on kommentaar, võiksime selle kommentaari ka läbi võtta, sest siin on võib-olla on sul tegelikult uut infot. Juhitakse tähelepanu, et laual on endiselt ka see, et LULUCF-i sektorisse võidakse liita ka loomakasvatus, mis tekitab veelgi suurema sidumise surve. Siin vist oli küll niimoodi, et seal samas Euroopa Liidu Keskkonnanõukogul otsustati, et loomakasvatust ei seota LULUCF-i sektorisse. Ühtset seda või kuidas seda nimetati, seda vist siiski tekkinud.
paremini. Ja vot ja täpsustan, et Afolu tõesti oli selle nimi või noh on, et see oleks siis nagu Agriculture, Forestry and Land Use Afolu, mis see eesti keeles võiks olla? Ma ei hakka kohe mõtlema välja. Maka mumm on liiga hea, ei tahagi teist. Aga ühesõnaga see sektor, see tähendaks, see idee oli selles, et liita põllumajanduse teised gaasid kui CO2 kokku siis selle LULUCF-iga nii-öelda täna, siis nüüd selle koha pealt kindlasti võib öelda, noh, jällegi nüüd ju muidugi me teame, et paljud leiavad, et tegelikult Euroopa Liit on vähe ambitsioonikas ja kõiki need asju peaks tegelikult veel rohkem ja veel kiiremini ja veel paremini tegema, siis kuna need on keerulised ja ikkagi päris oluliste mõjudega, siis selle aspekti koha pealt otsustati, et seda täna, tähendab, ei otsustatud teha, vaadatakse sellele hiljem peale ja vaadatakse, analüüsitakse täpsemalt, mõeldakse läbi rohkem ja detailsemalt ja siis mõeldakse uuesti. Ehk siis täna see nagu nii-öelda kohe tulemas ei ole ja tuleb uuesti tõsiselt arutusele. Okei. Üks teema, mida me tegelikult omavahel sinuga siin puudutanud praegu ei ole, on raadamine ja siin on küsimus viimase näiteks 5–10 aasta looduskaitseliste tööde raadamise mõju meie LULUCF-i sektorile, ehk siis soode taastamist ja PLK-de aladel tegutsemist on siin mõeldud, et kas on teil selliseid andmeid ka olemas ja kuidas selliste tegevustega siis LULUCF-i raames edaspidi arvestatakse? Ja, no raadamine kahtlemata on üks nendest suurtest teemadest siin ja selle peale mõtleme väga palju ja väga mitut pidi ja tegelikult on ju siis selge see, et miks nagu kliimamuutuste aspektist raadamine on probleem, on see, et kui enne sellel maal oli mets, siis hiljem on sellel midagi muud ja me teame siis põhimõtteliselt peale metsa nagu miski muu seda süsinikku endasse ei võta, siis ja eriti näiteks on see probleem, kui tegemist on niisuguse kõrge tagavaraga metsaga ja kui me selle välja võtame siis sellest süsteemist, siis see mõjub kahtlemata otseselt kohe negatiivselt ka sellele sidumisvõimele ja tegelikult siis siin ongi nagu, ma näen seda, et kui nagu seda metsastamist ei taheta igaks juhuks teha, et nende, mina ütleks täna, et pigem nagu mitteväärtuslike ja muul otstarbel mittekasulikke maade arvelt, siis mina metsaosakonnas ei ütle, et mitte mingil juhul ei raada ja iga kord, kui keegi üritab midagi raadata, siis öelda, et nagu jumala eest, ei, vastupidi, minu meelest on tegelikult ju, meil on metsa Eestis väga palju, teda võiks olla rohkem, võiks olla vähem, kõik see on ka nagu omaette küsimus, aga tegelikult on ju niimoodi, et meil on metsa väga palju ja kui me tahame arendada ükskõik missuguseid mõistlikke ja häid asju Eestis, oma linnu, oma külasid, tuuleparke, päikseparke, Rail Balticut, looduskaitsealasid, jumala eest, see on täiesti normaalne, et tuleb metsa maha võtta. Aga nüüd, kui mul on ka selles teises otsast pinge peal, et see mõjub negatiivselt sidumisele, siis ma pean hakkama mõtlema, näed, et tore küll, et tahate teha, aga näete, meil on siin selline probleem sellega seoses. Ja seetõttu ongi, mina siin selles mõttes ei ole mõtet ju nagu ideoloogiliselt sellele vastu olla, aga me peame arvestama sellega ja see, mismoodi me leiame, et kõige parem sellele on läheneda, on see, et metsanduse arengukava eelnõus on sisse kirjutatud, et jällegi vaatame täpselt peale, mõtleme läbi ja leiame kompensatsioonimehhanismid. Näiteks, et kui raadad, siis kuskil mujal istutad asemele. Me teame, et seda maad on. Et võtad maha siin mingid hektarid, istuta kuskil asemele. Sest teine võimalus on, et maksta. Näiteks ütleme kvoodi ulatuses seda kinni. Aga ma leian, et sellel on päris omad ohud, et kui see läheb mingisse ühtsesse rahakotti, siis me teame, mis võib juhtuda, et on muud olulised asjad ja siis ta nagu kaob sealt ära. Et mina eelistaksin nagu metsainimesena, et mets kuskil mujal asemele pannakse, aga me peame kõik ikkagi reaalselt kaaluma ja metsanduse arengukavas raames ja ka muidu ja loodetavasti siis peagi see vastu võetakse ja siis juba läheme täpselt süvitsi ja vaatame, mis see kõige parem viis selle raadamisega tegeleda on, et me tegelikult seda negatiivset mõju sealt ei saaks ja
kahtlemata, noh, me teame, eks ju, mastaape, näiteks kaitse eesmärkidel 1000 hektareid, looduskaitse eesmärkidel on ka maad, mis on muutunud metsamaaks ja mis võiks olla näiteks poollooduslik rohumaa, kus võiks karjatada veiseid, siis me peame vaatama, tegelikult neid maid on ilmselt päris palju. Ja kui see nüüd järsku muutub metsast mingiks muuks, siis sellele samamoodi täpselt on oma see mõju ja kõike sellega tuleb arvestada ja noh, ütleme tihti, mida ma ise vaatan siin ajakirjas võib-olla vähem, aga just kommentaariumites ja niimoodi on see, et nagu natukene lihtsustatakse kõike seda üle. Mõnes mõttes on see lihtne, aga kui sa tegelikult detailidesse lähed, siis sa saad aru, et kõik see ei ole nii, et noh, miks te ei tee, noh, ma ei hakka siin neid näiteid tooma, neid laekaid avama, aga lõppkokkuvõttes see metsandus, tal on ikkagi omad need keerukused olemas ja kõik see ei ole päris nii, et nips ja kõik on korras. Ikka muidugi. Me tegelikult küsijale väga tänulik, et see raadamise teema sisse toodi, sest me Erametsaliidu poolt oleme seda korduvalt mõelnud, et miks on nii, et on keegi, kes võtab metsa ära ja võtab selle metsa ära igaveseks sealt või vähemalt väga pikaks ajaks ja tema on nii-öelda puhas poiss ja siis meie, kes me metsas toimetame, peame hakkama nüüd midagi teistmoodi tegema, et siis süsiniku sidumisse panustada. Et miks see nii on, et siin oleks vaja lähenemist. Aga tead, Meelis, tegelikult on niimoodi läinud, et aeg. Me lubasin, et ma kuni pool tundi hoian sind kinni ja nüüd on tegelikult siit oluline küsimusi mitmeid veel, mis kahjuks jäävadki küsimata, et vabandan ka küsijate ees, aga paraku siia täna kavandatud raami ei sobi, et teised tööd tegemised ootavad meil ka tegemist. Mis ma siit nagu kaasa võtan? Kõigepealt ütlen nagu selle asja ära, et ma näen, et arvestades kuulajate huvi, arvestades teema olulisust, ka teema keerukust, peame selle juurde tagasi tulema. Et ma loodan, et ma võin sind tülitada tegelikult mõne sellise vestlusega sügise poole veel, kui te olete ministeeriumis ka saanud veel rohkem süveneda, et mis see reeglistik siis täpsemalt on ja veel mõelda selle peale, et mis see meie teekaart on. Ennekõike, et võib-olla ei kaasneks neid kahjulikke mõjusid, mida tegelikult Eesti riik ise siin hinnanud on töökohtade vähenemine või ka rahalise panuse vähenemine riigieelarvesse, et kuidas sellest asjast ikkagi hästi välja tulla. Ja võib-olla siis ka metsanduse arengukava ka astub ikkagi sammukesi edasi ja saame nende teemadel ka vestelda, et võib-olla sügise poole üks selline infovahetus täitsa veel planeerida. Aga lõppu ma siis noppisin üles, sa mainisid, et selle Euroopa Liidu Keskkonnanõukogus tehti küll kokkulepped ära, aga kõik veel siiski otsustatud ei ole. Ma saan aru, et nii Euroopa Komisjoni kui parlamendi suunal tegelikult diskussioonid ju jätkuvad. Aga mis see nüüd võib ikkagi praktikas tähendada, et kõik otsustatud ei ole? See 2,5 miljonit tonni CO2 sidumist, et kas seda numbrit veel võidakse muuta või on meil siiski see teadmine, et see jääb paika? Ma ei tea, tegelikult ju põhimõtteliselt on kõik võimalik, aga mis on tõenäoline, on see, et seda eesmärki enam ei avata ja mis on ka teada, on see, et Euroopa Parlament, kus on meie kõigi Euroopa inimeste esindajad, on pigem ambitsioonikam kui komisjon. Ja seetõttu nüüd siin eeldada, et nagu kõik väga palju muutub või lihtsamaks läheb, siis seda ilmselt mõtet ei ole. Aga siin on selliseid olulisi detaile, nagu näiteks seesama, et saaks ikkagi arvestada seda Eesti metsade ja ka teistel maadel, kus see on teemaks vanuselist struktuuri ja seda olemit ja hetkeseisu paremini ja täpsemalt, siis see oleks suur asi meile. Ja see on ju täiesti mõistlik, see ei ole kuidagi nagu millegi pehmendamine, nii et seda ma loodan, et seda saaks. Väga hea ja loodame siis, et Keskkonnaministeerium ajab ka seda liini niimoodi hästi tugevalt ja aktiivselt, et tõesti meie metsade eripära võetaks siis rohkem ja paremini arvesse. Hea. Okei, aga tõmbame sellega joone alla, teised tegemised ootavad. Suur tänu, Meelis, sulle ja veel kord head sünnipäeva pidamist ka.
Suur tänu kutsumast, kõigile head päeva, aitäh kuulamast ja olen olemas nendel teemadel diskuteerimiseks igal ajal ja rõõmuga räägin metsandusest, eriti oma sünnipäeval ja mõnusat nädalavahetuse algust kõigile, olge terved ja minge metsa nagu ikka. Aitäh, nägemist.